Aloha, imelised seiklejad teisel pool ekraani, mina olen Kristal Ralaksmi-Ditton ja ütlen aloha siit suurelt saarelt Hawaiilt täna siis imelisel aprillikuu päeval. Ja täna on meil siis jällegi väike kokkuvõte siis järgneva Külluse seikluskoolitus unistuste ellu põnevate seiklejatega, kes on nüüd siis kokku võtmas oma 8 kuud, on väga palju põnevaid kogemusi ja seikluseid läbi elanud ja nüüd annan neile siis võimaluse jagada seda kõikide teistega, inspireerida siis oma kogemustega teil nii-öelda siis selliseid sisemisi seikluseid tulevikus edasi nii-öelda ette võtma. Ja esimesena võtan ma liinile siis meie väga vahva seikleja Birgiti, kes praegusel hetkel on siis hoopiski Hispaanias ja Birgit just siis selle koolituse jooksul kolis Hispaaniasse ja täitis siis ühe oma väga laheda nii-öelda siis unistuse, mis on tal olnud juba 12 aastat, nii et on väga lahe, et Birgit, sa täna saad siin olla ja kui sa saad nüüd oma mikrofoni sisse panna, siis ütleme sulle tere tulemast. Tere tulemast. Aloha. Aloha, Nii. Hoola. Ja kus sina praegu meil siis liinil oled? Mina olen liinil Hispaaniast, Costa Blancalt, sellise 2 suurema linna vahelt nagu Valencia ja Alicante. Väikses linnas Olivas olen. Väga lahe. Ja nüüd sina oled seigelnud siis selle Külluse seikluskoolitusega siin 8 kuud. Kui sa lihtsalt niisuguse väikese tagasiheitmise pilgu teed, et mis sul niisugused esimesed asjad on, mis nii-öelda siis välja tulevad, et miks oli hea seda nii-öelda siis seiklust läbi teha? Mis on niisugused esimesed asjad, mis sa tunned, et kohe ikka päris kõvasti muutusid või nii-öelda siis on teistmoodi praegusel hetkel? Teistmoodi ongi see, et ma nüüd olen siin, kus ma olen unistanud olla ja väga palju tegelikult on andnud julgust ja enesekindlust ja et olen hakanud ikkagist nii-öelda siis oma arvamust välja ütlema, et minul oleks hea olla, et kuidas on hea olla ja nagu ennast väljendama, et just nimelt nii. Ja ennast ka julgemalt kehtestama. Just, jah, et praegu käibki niisugune hästi suur kehtestamine ja tundub, et isegi täiesti õnnestub. Et olen väga üllatunud. Ja, et see on kindlasti alguses katsumuste rohkem, sest inimesed ei ole harjunud, et sa seda sellisel kujul teed ja enda eest hoolitsed nii-öelda. Just, nii on. Ja sinul on veel nagu selles mõttes see suur asi, et sa ei kolinud sinna Hispaaniasse üksinda, vaid sul on ka mitu last. Et kas sa sellest ka mõne sõnaga räägid, et see on niisugune ekstra katsumus, et nagu ekstra nii-öelda siis, nii-öelda siis ekstra katsumus ja ekstra mõnu. Jah, aga pigem nagu sa ütlesid, et siis ta juba on mulle siin, need lapsed on mulle boonuseks. Et ma olen nagu juba sellele häälestunud, et jah, et nad pigem aitavad mind siin. Et see on suur vahe ka kultuuriline vahe, et kuidas on suhtumine lastesse, on ju erinevates kohtades on erinev. Ja kultuuriline vahe, suhtumine lastesse on siin teistmoodi kui Eestis, et väga palju parem. Sobib paremini. Ja, sobib paremini. Nüüd, kui minna tagasi siis selle Külluse seikluskoolituse nii-öelda siis kogemuse peale, kui sa mäletad, mis oli üks sinu põhjuseid, miks sa liitusid selle koolitusega? Liitusingi sellepärast, et siis nii-öelda see nii-öelda oma tee leida ja siis selle tee peal nagu olla, et keegi ei saaks mind sealt oma tee pealt ära kiskuda, et ma saaks ikkagist, et ma kõnniksin ikkagist seda oma teed. Ja ka sellepärast, et rohkem iseendaga nii-öelda siis kontakti saada ja jah, et aru saada, et mida ma soovin ja mida ma tahan ja kuidas ma soovin, et oleks.
et seda ma olen siit väga palju saanud. Väga hea. Ja nüüd, kui sa vaatad sellele seikluskoolituse pikkusele, et 8 kuud, et kui sa alustasid, et kuidas siis tunne oli ja kui sa nüüd tagasi vaatad, et mis nagu sellega seoses muutus? Et kui alustad, siis tavaliselt inimesed mõtleb 8-kuine online kursus, täiesti uskumatu, et keegi üldse pakub midagi sellist, et kes selle peab vastu nii pikalt. Ja siis, kui hakkad tegema seda, siis mis siis juhtus? Jaa, aga mulle tegelikult isegi alguses see mõte juba meeldis. Et on pikem. Et siis ma tundsingi, et siis ma saan võib-olla seda kõike endale rohkem kinnistada, et mida ma õpin või need teadmised, mida ma saan, et nii on läinud ka, et ikkagist, et kui vahepeal nagu viilin nendest, siis ma nagu ikkagist tunnen, et midagi on valesti, et ma ei saa viilida, kuna see 8 kuud on olnud niimoodi, et olen teinud niimoodi. Just. Jah, aga kui jätan midagi tegemata, siis hakkab paha tunne ja lõpuks teen ikkagist ära. Et tekib niisugune teistmoodi, treenid ennast teistmoodi iseendaga toimetama, et on nagu panna ennast esikohale. Nüüd me tegelesime selle siis 8 kuu jooksul hästi tihedalt siis külluse rattaga, kus me käisime läbi siis seksuaalsuse, suhted, tervise, eluülesande ja siis külluse holistilisemas mõttes. Kõikidest nendest teemadest ja üldse külluse teemale siis lähenedes, mis on sinu nagu siuke suurim taipamine, mis sa avastasid selle nii-öelda siis külluse ratta läbikäimisega? Avastasingi seda, et kõik need rattasektorid on vaja töösse saada, et need peavad olema aktiveeritud, et siis ma saan elada külluslikku elu ja tegelikult nii ongi. Jah, et tavaliselt paneme võib-olla ainult ühele sektorile nii-öelda tähelepanu ja siis mõtleme, et miks mul küllus ei tule, on ju. Just. Et jah, külluse ratas on selles mõttes väga lihtne süsteem, et tõesti, kui kõik need osad on töös, siis täiesti peaaegu iseeneslikult küllus loob ennast, et tal ei olegi varianti, et ta ei loo, on ju, et see on lihtsalt osa elu põhjus-tagajärg, on ju, nii lihtne. Ja nüüd sellega seoses, kas ja kuidas sa oled märganud, on muutunud sinu suhted sinu lähedastega, sinu lastega, on midagi seal teistmoodi? Kindlasti on muutunud palju paremaks ja selgemaks ja harmoonilisemaks. Jah, et tead rohkem, mida tahad, kuidas tahad, väljendad oma vajadusi rohkem. Just. Kehtestad ennast. Ja, isegi kui tekivad lained, ikkagi kehtestad ennast. Ja, et suur vahe. Ja isegi lastega, et tundub, et sa oled ka nagu sellisem kindlakäelisem kui varem. Kindlasti. Ja, et isegi nüüd on sul olemas oma aeg, ema olemise aeg. Ja. Selline väga konkreetne asi ja isegi välised inimesed juba märkavad seda, on ju. Ja. Et pakuvad sulle võimalust olla iseendaga. Et väga lahe. Nüüd kursuse ülesehitus oli meil siis aktiivne kursus selliselt, et meil oli siis iga kuu olid kodutööd, siis kodutööd said kirjalikult sisse saadetud teatud kuupäevaks, siis ma andsin tagasisidet, et kuidas see tagasiside sinu jaoks oli? Tagasiside oli alati väga hea ja õpetlik ja põhimõtteliselt oligi parim osa siis võib-olla sellest kursusest, et siis sa tead, kui kaugel sa omadega oled või kuidagi niimoodi. Kas see tagasiside oli see sinu jaoks liiga karm, pehme, siuke keskmine, kuidas sa ise tundsid, et see minult tuli, et kuidas see sinu jaoks toimis? Minu jaoks toimis hästi, et mulle meeldis isegi, kui sa midagi seal konkreetsemalt ütlesid. Et ei olnud nagu liiga poputamine. Ei. Väga hea. Et vahest on vaja kedagi sellist, kes konkreetsemalt peale lendab. Et kuule, lõpeta ära see vingumine või lõpeta ära see muster või mis iganes on ju. Ja.
et väga hea. Ja nüüd meil oli siin kursuse jooksul palju muudatusi, mitmed inimesed ka lahkusid, hiljem saime ka aru, miks ja nii edasi. Aga nüüd need inimesed, kes jäid, meil on siis kursuse põhiselt ka see, et igal siis osalejal on oma koostööpartner. See koostööpartnerite siis dünaamika muutus selle kursuse ajal mitmeid kordi, kuid lõpuks siis, kuidas see nii-öelda siis välja kujunes, et kuidas see koostööpartnerlus sinu jaoks nii-öelda siis toimis selle kursuse ajal ja kas see oli nagu vajalik osa üldse, et kujuta ette nüüd, kui see kursus oleks olnud ilma selleta, et kas see oleks siis olnud teistmoodi? Minu arvates oli see väga vajalik, et juba alguses, kui ma kuulsin, et ma saan koostööpartneri, siis ma olin sellest väga vaimustatud. Ja kuidas see toimis, et mis see andis sulle? Tuge ja turvatunnet ja et oli kellegagi, midagi, selles mõttes nagu jagada, et andis väga palju. Ja sükest võib-olla värskemat vaatenurka, mida võib-olla siis oma asjadega nii-öelda jääd oma nii-öelda siis ringi nii-öelda, et siis avas nagu sükest pilti võib-olla rohkem. Ja just. Et väga vahva. Ja nüüd siis meil oli ka Facebooki grupp, lõpupooled oli küll natukene vähem aktiivsem, aga kas see oli ka sinu jaoks selline lahe koht või väljund natukene lisa sellist tuge saada? Ja kindlasti oli. Et said vaadata, mis teised kogesid, seal me jagasime kodutöösid, osasid, inimesed jagasid ka pilte, panid oma kogemusi sinna kirja, et selline väga huvitav kokteil tuli sellest kokku vahest. Just. Et väga vahva. See grupp nagu aitas ka seal siis nii-öelda rajal ennast hoida, et nägid, et kus maal keegi on, et kui ei olnud oma vahel rääkinud, et oli väga vajalik. Ja värskendas. Ja nüüd, kui sa mõtled kellegi peale, keda siis selline seikluskoolitus võiks aidata, et kellele sina seda nii-öelda siis soovitaksid seda koolitust? Ma arvan, et kõigepealt oma lähedastele ja siis kõigile, kes tunnevad, et oleks vaja midagi oma elus muuta või et siis sobiks. Siis sobiks väga hästi see. Ja siuke alguskursus. Ja, sest mina ei tea, minu meelest minu elus on see ikkagi väga palju muutnud, et on väga palju. Ja, igal tasandil. Igal tasandil, ja. Ja võib-olla isegi moel, mida praegu ei tea veel, et nüüd on nii värske veel. Just, ja. Ja sul on ka sellega seoses hästi palju põnevaid uusi mõtteid tulnud just ka oma äriga seoses. Sa oled teinud palju korrektiive ja nii edasi, et selles suhtes on see hästi palju selgust sinu ellu juurde toonud. On. Et see kindlasti aitab nüüd ka selgemat tulevikku luua. Kindlasti. Ja teine asi, mis ma tunnen, kõik nii-öelda siis seiklusel osalejad on saanud, et on tekkinud selline, kuna koostööpartneritega selline koostöökogemus on ka olnud, on tekkinud parem arusaamine, millist koostööd sa ja milliseid koostööpartnereid sa oma ellu vajad, et kas siis pole vahet, et kas see on siis perega seotud, laste hoidmisega seotud või siis ka nii-öelda firma loomisega seotult. Kuidas sul tunne on? Kindlasti. Just, et kahesuunalist liiklust rohkem valida. Ja olla nagu valivam inimeste suhtes, on ju, et ei lihtsalt lenda peale jah kohe, on ju. Ja seda kindlasti. Et väga oluline oma elu kvaliteedi suhtes just. Ja üks teema veel, mis siin mitmeid kuid kõigil nagu läbi jooksis ja mis on siis ka selle kursuse üks boonusmaterjalidest on siis see uue aja haldamise kursus, et kuidas sinu kogemus siis aja haldamisega selle kursuse jooksul oli, et kas see läks nagu terve aeg üle kivide kändude või lõpus ikka juba tekkis siuke konteiner ka, et said juba rütmi kätte ja tekkis juba siuke hea muskel? Ja lõpus sain kätte selle. Et nüüd ongi, kui öeldakse, et teaduslikult, et 30 päeva midagi teha, et siis tekib nii-öelda siis rütm, on ju, et siin 8 kuud, et no nüüd peaks ikka juba olema naha all, on ju.
Puges küll jah, naha alla. Et nüüd siis saad tekitada sellest oma rütmid edasi, oma hommikurituaalid ja oma ajad ja siis sealt ehitada oma uut reaalsust. Just. Kas sul on midagi veel lisada, mida ma nüüd ei ole küsinud, aga mis sa tunned on veel väga-väga oluline olnud selle koolituse jooksul? Ma võib-olla ühe asja veel saan siin juurde lisada või küsida, et kui ma nüüd küll tean ise, et ma sellisel kujul aktiivseid gruppe praegu ei kavatse teha, aga üks asi, mis ma pakun kindlasti on see, et inimene saab selle programmi osta ja siis lisaks sinna võtta siis minuga nii-öelda siis selle privaatse coaching'u selleks siis 8 kuuks sinna kõrvale. Et mis sinu arvamus on, et kas sa soovitaksid seda siis täiesti lihtsalt üksinda läbi käia või on ikkagi väga oluline see, et keegi ikkagi mingit tagasisidet annab selle materjaliga, pluss siis ka, et sul on mingisugused tähtajad, et sa siis kodutöid teeksid, et kuidas sinu kogemus on? Mina arvan, et kindlasti peaks olema keegi, kes tagasisidet annab, et see on väga oluline, et ma soovitaks kindlasti, kui on see passiivne kursus, et siis võtta juurde sinu selle coaching'u ja. Et siis aitab nagu natukene peegeldada ja rajal hoida paremini. Ja minu meelest on see ülioluline. Just. Et muidu oled seal lihtsalt vehid, ei tea, kuhu poole vehid. Ja. Peegelefekti pole, et siis on raskem värk. Ja üks asi siis, mis koolitusel veel hästi lahe osa oli julguse harjutused, et kas sa mõne sõna ütleksid nende kohta ka, et sa tegid siin väga vapraid tegusid nendega? Julguse harjutused, ma arvan, et olid selle koolituse ühed nii-öelda siis präänikud. Just, et jah. Et sellised head, et alguses, kui taldriku peal olid, siis vaatasid, et ei, mina seda küll ära ei tee ja kui ära tegid, siis oli kohe ja siis oli väga võimas tunne, et kui sa olid selle ära teinud. Ja sinul oli seal väga palju siukseid katsumusi tuli just, kui sa ka seal Hispaaniasse kolisid just, et sul olid seal mitmed sõidud, olid sul seal vaja teha üksinda, telefon suri välja ja pidid hakkama saama kõik seal nii-öelda ja täiesti ilusti kulges siuke julge lõvi naine pani ringi, nii et polnud midagi, ei värisenud üldse enam, said hakkama. Ja kus juures nüüd ongi niimoodi, et ma sõidangi siin ilma igasuguste kaartideta ja ilma telefonita. Et lihtsalt jälgingi silte ja minu meelest on jube lahe, et niimoodi kuidagi palju paremini õpin seda siin kõike tundma ja orienteeruma, et minu meelest oli väga lahe kogemus niimoodi ja ei taha enam neid telefoni, neid Google Maps'e nähagi. Võib-olla tõesti, kui mõnikord täitsa uude kohta lähen, siis ma vaatan kodus valmis enam-vähem, et mis teed, mis linnad vahele jäävad ja siis vaikselt toimetada. Jah, et ongi nagu rohkem ühendus oma sisemise juhatuse ja intuitsiooniga ka, et see ka siis täiega töösse pandud. Ja just, ja kui olen ära eksid, siis on lahe kellegi käest ju teed küsida. Just. Et see on omakorda sukene tore kogemus. Ja just, et Eesti naine ei ole väga tubli nagu selles tavaliselt on ju, et ikka üksi nii-öelda rajad teed, aga just, et saadki olla kuninganna ja küsida, et vabandake, ma olen eksinud, et kuhu nüüd minna ja siis pärast tuleb võib-olla hea kontakt sellest veel, et nagu sul siin juhtus on ju, et inimene tuli auto juurde, kuna autonumber oli Soomest on ju, et said kohe kontakti omal. Ja tänu sellele siis sain maakleri ja tänu sellele maaklerile siis saingi nii-öelda täna omale pikaajalise rendilepingu. Jah, mis oli raskendatud enne on ju, et väga lahe, et üks asi vist teiseni, et siukest voolamist on juurde tulnud ja sa tegid ka sellise väga laheda suure sammu, et sa isegi alustasid, et sa teed seal väikseid muudatusi, aga sa alustasid isegi hüpnoosikoolis õppimist inglise keeles, et midagi, mida sa sellisel kujul kunagi varem pole teinud, et selline ka vau, et täitsa ikka hüppasid pardale ja täitsa said hakkama. Ja. Et ka selline suur asi. Just.
ja tutvusid uute inimestega, väga lahe. Ja. Ja meie grupil siin veel, kuna meil siin grupis on väga vahvaid toimetajaid, et tekkis isegi veel üks lisaharjutus, kus harjutus seisnes siis selles, et pidime erinevate puude otsa ronima ja sina võtsid seda kohe nii hoogsalt kohe ja saatsid kohe mitmeid pilte meil siin imelisest õitsevast Hispaaniast, õitsevate siis Hispaania puude otsas, et nii lahe. Ja. Et said koos ronida on lahe. Ja siis lapsed olid ka kohe, et oi kui vinge, ja, nad vaatasid mind suu lahti. Ja, et mis emal nüüd hakkas, et väga nagu mänguliseks on ema läinud, on ju. Ja. Et lastega ka palju parem kontakt. Ja nüüd selle koolituse ajal veel üks suur asi, mis tekkis siis, oli sisemise perekonnaga kontakt, et kas mõne sõnaga sellest ka võib-olla räägiksid? Jah, et koolituse ajal hakkasid tähele panema siis nii-öelda oma sisemist last ja naist ja meest ja et kuidas nad toimetavad ja mis teemad on ja mis nad vajavad, right? Ja, just. Et jah. Et väga lahe. Et nüüd siis on ühendus olemas ka sisemiselt ja läbi selle kohe ju paranes ka välise perekonna siis suhtlemine. Ja. Et palju kordi parem ja nüüd näed ka teiste inimeste sisemisi lapse, siis tead, kuidas nende eest ka siis hoolitseda või mida anda on ja vastavalt. Ja, just. Et selline väga hea voolamine. Nii et väga suur aitäh sulle, Birgit, et sa said tulla täna liinile ja jagada oma imelisi kogemusi. Me soovime sulle palju edu, imelisi ettevõtmiseid oma siis uute ka äriliste ettevõtmistega seal ja tulevikus on siis tulemas ka uus Facebooki grupp Uue aja ärid, et siis seal saab kuulda sinu uue aja ettevõtmistest. Super, aitäh sulle. Ja imelist toimetamist ja väga tore on olnud sinuga koos seigelda. Nii et jätka ikka vahvalt ja lõbusalt puude otsas ja maa peal. Teeme nii. No, teeme nii. Aloha ja hola. Aloha. Nii. Ja teisena võtame siis liinile Maive täna ja Maive, kui sa saaksid ka panna omal video, siis see oleks väga lahe. Kui sul on okei, et Maive just saabus tagasi Jaapanist, et tal on praegu veel ajavahega kohanemise teema, aga proovime olla kiired ja konkreetsed, et siis saame sinuga toimetatud. Nii et loodan, et ilmad ei ole nagu pilukil. Ja, aloha ja ma näen, sul on seal üks sõber ka, kes sul täna seal kaasas on? Võtsin oma sisemise lapsega kaasa, see on julge. Jaa, väga lahe. Nädalaga koos reisin, nii me oleme kogu aeg koos. Jaa, väga lahe. Ja nüüd, Maive, sina olid selline supernaine siin iga kuu tõesti väga eeskujulikult toimetasid kodutööd asjadega ja sa võtsid veel selle kursuse ajal veel lisaks siis 2 minu siis pakkumist siin sisemise perekonnaga eraldi coaching ja siis veel üks naiste kursus, mis oli ka, et sa oled selline sul on oma firma ja sa nagu siin toimetad nagu mitmel rindel kohe hästi palju asju saad kõigega hakkama. Ja nüüd, kui sa lihtsalt korra niimoodi heidad tagasi pilgu siis Külluse seikluskoolituse peale, et mis sul siuksed esimesed asjad on, mis nii-öelda siis välja hüppavad? No esimese asjana hüppab mul välja see, et ma sain ise ennast nagu paika, oma nagu enesekindluse. Ja tänu sellele ka ma leidsin üles need blokeeringud, mis nagu takistasid mind või mis ei lasknud mul nagu voolata edasi, et ma tundsin, et ma olen nagu paigale tammuma jäänud ja nagu tahtsin edasi minna, aga ei osanud minna või ei teadnud või ei julgenud või 100 miljon põhjust nagu ikka, et mitte teha asju. Et see oli nagu see, et ma nagu leidsin iseenda uuesti ülesse. Et see andis siis nagu sellise hea konteineri või nii-öelda siis struktuurisüsteemi iseendaga tegelemiseks? Jah, ta andis nagu konteineri, et kes sa oled, kus sa oled ja miks sa oled ja näed, vaata, kui palju kohti on veel kuhu minna.
just, ja mida oleks vaja muuta. jah, et kiiremini minna. Ja, Et just. ei ole vaja labürindis olla, et mine otsa. Ja kui sa nüüd mõtled tagasi siis 8 kuu tagasi, et kui sa algselt siis nii-öelda mõtlesid liituda, et mis sinu esmane motivatsioon oli, et miks sa soovisid liituda? Oligi just see enese leidmine, et kui ma võtan nagu neid koolitusi, ma olen ka ju ennem käinud igasugused, mis iganes koolitused, et siis ongi nagu see, et esiteks nad on hästi lühikesed, et sa nagu hakkadki juba nagu millestki aru saama, aga siis nagu koolitus saab läbi. Ja siis jääb nagu niisugune tühi auk, et siis sa jälle siputad seal kuskil natukene aega, lähed pooled niimoodi vaikselt oma sellesse vanasse jõesängi tagasi ja niimoodi kulged edasi sealt, kuidas see läheb. Aga see, et ta on nagu see 8 kuud ja sul on nagu kogu aeg tagasiside, et kus sa oled, kuule, aga vaata sinna ka, eks ole. Et see tagasiside on minu jaoks olnud praegu hästi oluline, mis on aidanud mul niimoodi edasi minna ja tänu selle tagasisidemele on ju tulnud need teised koolitused ja ka miks ma võtnud olen, et ma olen tundnud, et seal on see puudujääk ja ma ei saa siit edasi ennem, kui see on nagu lahendatud. Et võib-olla see on see, mille pärast ma nii super olen. Ja, et super naine neil, väga lahe. Ja nüüd räägi mõne sõnaga veel sellest tagasisidemest, et kuidas sinu jaoks oli, et kas tagasiside oli just see, mida sul vaja oli siuke karm vahepeal või oli liiga pehme või kuidas see sinu jaoks toimis, et natuke täpsemalt? No, minu jaoks oli ta täpselt see, mis nagu toimis, et seal, kus ma ise tundsin ennast väga halvasti ja kui ma sulle sellest nii-öelda ausalt ja otse kirjutasin, siis sa oleks võinud ju ka öelda, et näed, saad ise ka aru ju. Ja. Ei, et aga see ei ole üldse probleem, et vaata, et seal on veel mingisugused variandid, et see oli nagu minu jaoks hästi selline edasiviiv või selline avardav. Et siis võib-olla mingeid asju, mida ise ei näinud, siis tuli sealt nagu teist nagu vaatepilti nii-öelda vaatenurka. Jah, ja need asjad, mida ma ise nagu tundsin, et on nagu halvasti, sina teed välja hoopis sellest, mis on selles head, et tihti ongi see, et me jääme sellesse halba kinni, eks ole, kui hästi läheb, kõik hästi, eks ole. Ja sama mõnda asja näiteks tundsid, et jõle hästi läks, siis sa tõid välja, et kuule, aga näed, sealt annab veel midagi teha, eks ole. Et minu jaoks on need tagasisidemed olnud sellised, mida ma olen tõesti võib-olla nädal aega peale seda tagasiside saamist veel korranud ja vaadanud ja ümber töötanud ja nüüd ütleme siin viimanegi kuu tegin uuesti, vaatasin üle, täitsa lõpp. Ja sina tegid veel sellise laheda asja, et sa läksid tagasi kõik need 8 kuud ja vaatasid kõik need 8 kuud veel uuesti üle. Et see on ka, et see kindlasti näitas sulle ka sellist kasvu, mis sul endal oli. Ja just, et siis said ka kohe ekstra niimoodi õlale patsutada, et kuule, täitsa tubli. Jah, tegelikult see, et peaks nagu uuesti tegema, et mis nüüd tuleks välja, kui kõik need asjad nagu uuesti nagu läbi mõtleks ja kirjutaks ja teeks need julgusharjutused uuesti, et see oleks täitsa põneva. Et mismoodi välja kukuks. Ja nüüd me tegelesime külluse rattaga. Kuidas sinu jaoks külluse rattaga ja mis teemad või taipamised sinul sealt välja tulid, et sul nagu otseselt siukest külluse nii-öelda siis nõrka kohta nagu väga ei tundunud olema, aga just, et võib-olla need teised nii-öelda siis sektorid vajasid rohkem tähelepanu ja armastust. No tegelikult on ikka nõrk koht on ju seksuaalsus. Et seda ma nagu tean, aga ma ei ole osanud sellest ka kuidagimoodi ise välja tulla või nagu seda arendada. Ja siis seksuaaloma on siis ka seal külluse rattas kõige keskel. Kõige keskel, eks ole, tegelikult ju kõike, eks ole, mõjutab, et tänu sellele, et ülejäänud nagu 4 sektoris ma nagu tundsin ennast suht tugevalt, aga kui nagu läks sinna seksuaalsuse kuusse, siis see oli minu jaoks täielik katastroof. Ja, aga jäid ellu. Jäin ellu. Tegid ilusti läbi. Ja mõnikord oli ka, et kui tõesti mingi kuu, kas mingi harjutuse või asjaga ei saanud täielikult lõplikult nii-öelda tegeleda, said selle kõrvale panna ja said tagasi minna siis hiljem, on ju. Jah. Et selle koha pealt. Aga külluse mõttes ka üleüldises mõttes, et kas sul tuli mingit uut moodi taipamist küllusest, et sedasi ma ei olegi mõelnud või nüüd ma sain küll aru, et kuidas see mõjutab nagu küllust?
Jaa, seda kindlasti, et siiamaani ei mõtle ju, et kõik, kogu see elu ju mõjutab seda nii otseselt, et ikka nagu tööl käimine on see oluline või töö tegemine, eks. Aga et ka puhkamine võib küllust tuua või see, et iseennast nagu sead esiplaanile. Ja poputad ka vahest. Jah. Ja regulaarselt. Jah, ja kui veel ütled, et nüüd on minu aeg, eks ole, ja nii on, et noh, siis alguses vaadatakse küll sind, et mis hulluks läksid nüüd. Ja just, ja siis pärast on nagu täitsa normaalne. Jaa, aga mõtlen, et ajapikku inimesed harjuvad ära kõigega, et ei ole hullu. Ja just, treenid nagu koeri. Et nagu vaja. Ja nüüd koostööpartnerlus, et sinul oli päris suur muutus, et kui siin kursuse sisu, siis ütleme just, et osad inimesed liikusid, et sinu koostööpartner siis lahkus passiivsesse kursusesse, et meil siis toimusid sellega seoses muudatused, et sa said kogeda mõlemat nii-öelda siis üks ühele tööd, kui sa siis ka suuremas grupis koostööd, et kuidas see sinu jaoks toimis, ei toiminud, et inimesed on erinevad, et kui ei toiminud, see on ka täitsa okei. Aga mingil määral ta ikkagi oli olemas, et mingit teistsugust nii-öelda vaatepilti kindlasti pakkus. Jaa, seda kindlasti, aga just see, et see esimene koostööpartner nagu suht kiiresti nagu jõudis minule kohale, et ta ei võta seda nagu nii tõsiselt, kui mina seda võtan, et esimene kuu oli meil kõigil entusiasm, eks ole. Siis hakkasid niimoodi vaikselt vaatama. Aga ma nagu, kuna mina teadsin, et mina tahan selle nagu läbi teha ja kuna ma olin siis juba oma selle ühe kursuse juurde võtnud, siis mul ei olnud aega nagu sellega mökitada siin, et kui ei taha, no mis siis teha, eks ole. Et me tegime selle, et me saime nagu 6 korra kokku, et mulle nagu meeldib inimesed nagu kokku saada. Et selline Messengerist, ta on nagu minu jaoks natukene liiga kaudne. Jah, et mul ei teki nagu sidet sellega. Et see nagu on praegult meie selles 4. grupis, et tegelikult siis ei oska tere öelda, ei tea. Et see on nagu natukene. Aga siis, kui tekkis teil 4. grupp, siis oli jällegi vaatenurki rohkem, et rikastavam. Et jällegi... Siis tekkis natukene segadus minu jaoks, et issand jumal. Nii palju. Nii palju. Ja, orientatsiooni raskuse, siis oli muidugi minu jaoks hästi raske kuu ka, seksuaalsuse kuu, eks ole, kui see muutus toimus, eks ole. Et siuke palju kaose energiat naistel. Jah. Väga hea. Ja nüüd, kui räägime julguseharjutustest, kuidas sinul julguseharjutustega oli, et mis neist sai, et said tehtud kõik või kuidas sul oli? No üks harjutus on tegemata. Aga muidu kõik said proovitud? Jah, kõik said proovitud, aga nad olid jah nagu sellised nagu ümberkehastumised. Nad olid nagu niisugused näitemängud minu jaoks. Et mul ei tekkinud nagu sellist niisugust voolavust, et ma pidin nagu ennast väga selleks ette valmistama ja ennast nagu kehastuma selleks. Ütleme, viimane kuu tulid juba need harjutused niimoodi, et ma ei pidanud pingutama selle jaoks. See oli minu jaoks nagu loomulik, et nagu siin midagi teha, et siis lihtsalt võtsidki kätte ja läksid ja tegid ja tundsid, täna on tuju, täna lähen, et ma niimoodi endale kaasa ei pannud, et nüüd see päev. Aga ma läksin julguse harjutustega hästi palju nagu seda voolu teeda. Väga hea. Ja sul oli tõeline nii-öelda siis mesinädalad julguse harjutustega, et räägi mõne sõnaga sellest ka, et sul juhtus täpselt nüüd just tulid tagasi, Jaapanis käisid ja täitsa üksinda. Ei, lapsega. Ja, just. Aga ütleme siis füüsilisel kujul. Jah, see sai nagu niisugune kõige suurem julgustükk olema nüüd kogu selle asja, ütleme, väike eelmäng ennem Hawaiid. Jah, et preemia kirss nii-öelda. Ja sa olid Tokyos täiesti, siis nägid kõik põhiasjad ära, kirsside õitsemised ja kirsside tuules lehvimised ja täitsa said hakkama seal. Kuidas sa seal, ma tean, ma olen kuulnud osade inimeste lugusid, kes Jaapanis on käinud, et sul on ju seal hieroglüfid, et enamus asju, et ei olegi teistes keeltes, et kuidas sa seal hakkama said, et ära ei eksinud?
No tänavad on ikka, seal on ikka mõlemas keeles kirjutatud juba inglise keeles ka, et see ei ole nagu ja raudteejaamad ja metrood, seal on kõik on nagu nii inglise keeles kui jaapani keeles ja vahepeal natuke hiina keelt ka juurde. Aga no kõige raskem on söögikohtades leida üles need söögikohad, kus on ka peale jaapani keele kirjutatud ka inglise keeles. Kui on jaapani keeles, siis võiks olla vähemalt pilti juures. Ja, et siis vaatad, et mida sa sööd. No läksin vihale õhtul raameni restorani, teame, mis asi on raamen, eks ole, ja asi. Ja eelmised päevad, mis ma käinud olin, olid nagu pildid juures, kui tellisid. Neil ei ole nagu see, et sa lähed laua või ütleme kuidagi tellid, et sa pead nagu masinas tellima, sa annad neile tšeki, et nad nagu niisugust väga palju ei suhtle inimesega, et nad nagu annaksid või nagu puutuksid üksteist. Ja tegin ka niisuguse ehku peale valiku. No ei olnud kõige parem. Et said kogemuse. Jah, sain kogemuse, et täitsa lõpp, et mitte midagi ei ole, ongi ainult euroglühvine. Numbrid olid niimoodi, et nendest said aru. Teine suur asi, mis siin koolitusel ikkagi hästi tugevalt välja tuli, et sageli on ka naised on siin koolitusel, et Eesti naine on tõesti sageli hästi tubli, tugev, tark, ilus, kena, 100 rindel korraga ja meil on sageli raskust võib-olla natukene sellist poputamist ja sellist kuningannalikkust nii-öelda vastu võtta. Aga seal Jaapanis nüüd, kui sa olid, sul oli väga lahe kogemus oma pojaga seoses ka, et see täiesti oli ju sinu nii-öelda kuninganna jaoks ka siuke hea laks, et kas sa räägid mõne sõnaga sellest ka? Sa mõtled seda muuseumit? Ja, seda ka ja siis oli sul see Hiltonis seal, kui sa vaatasid öösel välja. Ja see oli ka täitsa super, et seal ta ongi nagu tehtud niimoodi, et kõik need vaade on nagu siis sinna mere peale ja Tokyo linna peale, et on nagu seal Hokkaido saar oli vist. Et seal täpselt nagu üle selle see tuledes linn ja sild, kõik, see oli ikka nii ilus, istud lihtsalt õhtul rõdu peal, kardinad suuresti eest ära, see oli tõesti täiesti uskumata. Ja räägi sellest muuseumi kogemusest. See muuseum, see vahakujude muuseum, ma olen käinud Amsterdamis vahakujude muuseumis ja nüüd ma mõtlesin, et et ma tahaks nagu seal ka minna ja see oli täpselt nagu selle Hiltoni siis kõrval, kas 2 maja siis nagu eemal. Poeg oli küll, mis me ikka läheme, aga ta pole ennem käinud, ta ei tea, mis seal on, aga ei, see oli väga lahe, et väga ilusti, et tegelikult see on ikka meeletu kunst, mis nad teevad. Ja seal sai endale selga panna ja kuskil seal trooni peal istuda ja siis nendega koos nii-öelda pilti teha. Ja sa said siis kuninganna troonil ära istuda. Ja ma sain kuninganna troonil, sain endal keebi ümber panna krooni pähe. Nii et kogemus olemas. Ja, kohe tekib kiusatus endale ka kroon osta. Ja siis ostsidki. Ja ostsingi. Just, et kõik olemas, kroon ka olemas, nii et väga lahe. Nüüd sina tegid natuke sügavamat tööd siis ka selle sisemise perega ja sa tellisid siin ekstra siis coachingu minuga sellel teemal, et kas sa mõne sõna räägid ka sellest, sest me avastasime ka koos selle kursuse ajal, et tõesti enne seda siis Külluse seikluskoolitust oleks täiesti soovitatav inimestel siis vähemalt läbi teha siis see 4-kuine siis coaching sisemise pere teemadega siis minuga eraldi ja siis minna nii-öelda Külluse seikluskoolituse materjalide peale. Et sina küll nüüd tegid selle siis läbi täpselt siis selle koolituse ajal, aga mis sinu kogemused sellega seoses olid, et sul oli väga palju taipamisi ja avardumisi ja avanemisi sellega seoses? Ta andis nagu step by step kätte blokeeringud, mis sul on, et sa ütleme selle suve jooksul sa saad nagu kõiki asju korraga, aga kui sa võtad nagu ainult oma sisemise lapse, sisemise mehe, sisemise naise ja paned need lõpuks kokku, siis nagu tekib selline tervik. Et tervik tekib nagu kiiremini ja ennem kui sa lähed nagu selle sügavama töö juurde, kuidas nad kõik peaksid koostööd tegema, et sa puhastad ennem ära ja viid nad nagu kõik tasakaalu, et siis on nagu see kursus, ma kujutan ette, nagu, mõtlen täna, mõtlengi, et ma tahaks nagu uuesti need materjalid läbi võtta, sest taipamised on hoopis teised. Et siis... Ta annab nagu selle toe sulle.
Ja me avastasimegi, et hästi paljud ka, kes võib-olla kursuselt enneaegselt lahkusid, oligi teema, et nende sisemine laps oli vastuolus. Ta ei suutnud vastu võtta seda informatsiooni või siis tal olid mingisugused eelnevad siis haavad või kogemused, kus tal siis nii-öelda aktiveerus. Siit on, eks ole, minu jaoks sein, et edasi ei lähe. Just. Minul ju tuli ka sisemise lapse, see tuli ju päris kas 4. kuul või? Just. 3. või 4. kuul ka mingisugusest asjast tekkis niisugune sein nagu ette, kus ma ei osanud edasi ega tagasi minna. Ja siis sa pakkusid, et kuule, et äkki peaks tegema seda. Täiesti nagu super. Ja nüüd on ka mõned teised siis kursusel osalejad seda juba alustanud, nii et see on näha, et see on toimiv nii-öelda siis uus struktuur, nii et aitäh sulle selle algatuse eest, et oled selline initsiaator. Et see oli väga lahe kogemus. Ja nüüd... Sellest kasu, kui nad teevad ka ainult selle sisemise pere nagu sessiooni ära, et nad saavad nagu teada, mis nende sees tegelikult toimub. Ja, just. Ja nüüd teine asi, mis sellega seoses tõesti sul on hästi aktiivselt hakanud toimuma, on see, et kui sa näed, keegi inimene on kas pahur või mossitab, siis sa saadki aru, et tegelikult see inimese sees olev sisemine laps mossitab. Et siis tulebki tegeleda selle sisemise lapse nii-öelda siis tähelepanu andmisega, et see aitab inimsuhteid hoopis teise nagu pilgu läbi vaadata ja ka paremaid siis suhteid luua. Jah, ja see on, kui sa nagu inimesele ütled, et kuule, et mis see on, eks ole, niisugune lapse tasandil, siis ta nagu ehmatab ise ka ära, et mis mõttes mina või? Ja, just, et siis ärkab, et tegelikult on jah. Et väga lahe. Nüüd siis veel ajakasutuse kohta, et sinul on ajakasutus väga nii-öelda siis täppise korras ja paigas ja konteinerid olid sul väga selgelt olemas, et kodutöö tuli saata siis enne Jaapanisse minekut, sul oli kõik seal sekundi pealt paigas. Ilusti kodutöö tuli sisse, mingit vabandamist polnud, et ei jõudnud, mis iganes. Ja nüüd ka jõudsid tagasi täpselt umbes nii, et peaaegu umbes otse lennukilt nii-öelda siia siis liinile. Mingi vabandus ei ole. Kõik arvestatud, jah, et väga hästi, et kas sa selle, meil oli kohe esimesel kuul oli meil boonusmaterjal ka, et aja haldamine uues ajas, et kas sul selle kohta on ka mingid lisa taipamisi või midagi kommentaariks ütelda või sul on see juba nii käpas, et sul väga vahet polnud? Ei, käpas veel midagi, selles suhtes jah, ta oli käpas, ma teadsin, et raamatupidaja peab oma töö ära tegema võetud kuupäevadeks, midagi teha ei ole. Just. Aga mina õppisin aega venitama. Et siis... Aega kokku suruma ja see oli nagu väga hea, et vahest tundsid, et mingi asjaga tahaks nagu kiiresti hakkama saada, teeme ta kuidagi väiksemaks, kiiremini ära ja siis samast jälle tundsin mingi asjaga, et ma tahaks rohkem pühenduda ja siis nagu lõin endale selle, et mul on aega, ma teen seda rahulikult ja siis nagu saidki rahulikult tehtud ja avastasid, issand, aega ei üle veel. Jah, just. Ise ajad ennast selle ajakasutusega närvi, et ma ei jõua, ma ei saa, ma ei taha, ma ei tee. Et see on nagu tegelikult see, mis nagu tuleb endale hästi mõistus, et kui sa võtad nagu, et mul on aega, see jõuab kõik asjad tehtud. Et siis just ka siis sisemine häälestatus pluss siis ka sisemine pere, et sisemisel perel ma olen ise tähele pannud, et kui mul tekib ka see ajastress, siis minu sisemine laps on lihtsalt närvis, et teda ei ole siis kas teavitatud seal, et vot nüüd on see muutus või see asi on ju, et siis mis asja, et mind ei ole keegi ei ole informeerinud, mida värki on ju ja siis taga jalad püsti on ju, et tekib vastuolu, et väga hea. Nüüd, kui sina mõtled soovitamise peale, et seda kursust soovitada, et mis vormis sa arvad, seda on nagu kõige parem siis inimestel läbi teha, et mis sinu kogemus on, et mida sa soovitaksid? No, mina soovitan kindlasti, kahjuks ei tee enam aktiivset gruppi. Aga jah, see passiivses grupis on see, et kui inimene seda nagu coachingut ei võta, siis tegelikult teeb lohisema. Et ikkagi, kui võtab passiivset, siis kindlasti see coaching juurde võtta. Kindlasti peab olema juures, et selle asja nagu uba ongi selles, et sa võid ju siin ükskõik mis raamatut lugeda. Ega sa ju ei tee seda, mis seal raamatus kirjas on. Ükskõik kui hästi sa tunned, et see asi on nii hea.
et just see praktika just, et viid ellu ja siis sul on see tagasiside. Jah, tagasiside, et mis sa nagu, mis veel oli, või et nagu mida sa nagu ise ei märganud, aga sa teed või et sa teed mingit mustrit, eks ole, et sellist asju sa ei näe ise, ükskõik kui palju sa tahad, et see tulebki sellega, kui sul juhitakse tähelepanu, et see muster, siis sa juba 4.-5 korda hakkab sama muster tulema, et lähme nüüd tagasi, eks, et hakkame otsast peale. Et ongi nagu see, et kui sul ei ole nagu seda tagasisidet, siis sa ei näe enda vigu. Inimene ei näe enda vigu. Jah, just, et ma just tõin siin ka selle aerutamise näite, et kui ma õppisin siis tüürimist, et minu siis tüürimisõpetaja andis mulle ainult ühe liigutuse ja sellega mu aerutamine pluss siis ka tüürimine läks kordi paremaks, et kui mul ei oleks seda tagasisidet olnud, siis ma oleks ikka siksakitanud seal edasi, on ju. Et lihtsalt, et meie elu läheb optimaalsemaks sellisel juhul. Et ongi nagu see, kui sa nagu võtad endale ikkagi mingi kursuse, siis sa pead saama nagu seda, kui sa praktiseerid seda, et kas sa tegid nüüd õigesti või tegid sa valesti, elu juures sa öelda, tegelikult saab ikka öelda, et õigesti või valesti, et kas sa läksid lihtsalt teed mööda või läksid sa keerulist rada mööda, et see juba ongi see, et mõlemad kogemused on kogemused, aga kas sul on kõiki kogemusi vaja? Just. Ja meie valida on ka, et mis teed me siis valime, et kus me lähme. Ja nüüd üks hästi lahe, mis sinu puhul veel lisaks oli just see, et sa nii vahvalt sellega toimetasid, et sinu abikaasal tekkis huvi, et millega tegu on. Ja sinu abikaasa tellis siis ka nagu selles mõttes võimaluse siis sinu toetusel siis ka selle materjaliga hakata iseseisvumalt tegelema. Ja siis sa said ka kaasata mingitesse kodutöödesse asjadesse, et tekkis selline ühisprojekt sellest, et väga lahe. Jaa, ei, ta täiesti, mõtlen praegu tootub seda aura transformatsiooni. Ja. Aga niisugune nagu voolamine, et ta nagu sai aru, et vaatab, et midagi nagu toimub, et kuidagi nagu muutub nagu säravamaks või toimetab nii oma peaga üldse nagu ei kaasab, aga nagu ei ole oluline, mida teised räägivad, et kuulab ära ja teeb oma rada edasi, et varem ikka natukene kuulas rohkem. Ja, et mis toimub, on ju. Peaks ka seda salaasja vaatama. Väga lahe. Aga mõtlen, et kui ei ole nagu seda kohustust, ega siis peab ikka keegi teine jälle niimoodi lohistama, et see ongi see, et kui keegi endal nagu passiivsena selle võtab, et tal peab olema keegi, kes lohistab teda. Ja, et siis on see koostööpartner, kes siis torgib tagant. Teine võimalus, et on koostööpartner, kellega nagu meie saame nüüd niimoodi koostöös teha siin asju, et siis see nagu annab nagu seda tuge juurde. Ja nüüd sinu lisakogemus veel on see, et nüüd on muidugi raske võrrelda, et osad siin on ka niimoodi teinud, et kursuse ajal on teinud aura transformatsiooni, et siis on see vahe tuntav, aga mis sina arvad, kui nüüd sa oled olnud juba uues energias ja vastu võtnud seda informatsiooni, pluss siis mina siin otse Hawaiilt kristallkuldenergiatest, et kas sa arvad, see oli ka võib-olla natuke teistsugune, võib-olla natuke kergem, kui muidu oleks olnud? Jaa, kindlasti seepärast, et taipamised on teised. Mis asjad on teised? Taipamised. Taipamised on teised, just. Ja just, et sa näed seda mustrit, kus sa ennem olid ja nagu julged sellel vaadata, et ma kujutan ette, kui sa nagu vanas energias, sa ei julge nagu niimoodi, nii julged nagu vaadata otsa sellele, mis oli. Ja sa kiiremini vist ka nagu protsessid läbi, on ju. Et okei, see on praht, see läheb nüüd kõrvale, okei, sellega on 1-0 järgmine lehekülg. Et ei nuta seda taga nagu, et oi, mis nüüd oli, on ju. Et läheb kaua. Just, et läheb kiiremini. Ja nüüd, kui on midagi veel, mis sa nagu siis, kas, ma ei tea, kui keegi inimene mõtleb, et nüüd ikkagi tahaks endaga tegeleda, aga ikka ei tea, et kellele sina seda nagu koolitust soovitaksid, et kellele see nagu sinu arust sobiks? Mina soovitan seda koolitust inimesele, kes tahab iseendale otsa vaadata, eks julgeb iseendale otsa vaadata. Et see ei ole nagu koolitus kellegile teisele, vaid see on just nagu oma sisemusse pööramine, et oma sisemuse nagu lahti arutamine.
jah, et siis siukselt julgelt vaatad endale otsa, et ei jookse ära, et oi, mis koll nüüd välja tuli. No, peal on see, et me selle kolli peale paneme ruttu ukse kinni, eks ole, kaane peale tagasi, sellest olla seal, eks ole. Aga just see, julged nagu ja tahad sellele otsa vaadata, et kui sul nagu on julgus, aga tahtmist ei ole, et siis pole ka nagu, see ei jõua kaugele. Ja siis võib-olla ka, et toetuseks või julgestuseks on siis, kui valida mind sinna toeks ka juurde, et siis isegi kui sa ise vaatad, et issand, milline koll, siis mina vaatan, et minu arust on täitsa kaunitar. Jah, täpselt. See ongi nagu see, kui sa nagu võtad passiivse grupi, eks sa vaatad koll, paned kaane peale ja lähed edasi järgmise asja juurde, eks. Nagu ei süvene sellesse kolli, sa ei saa tast lahti nii kaua, kui ta sul seal sees istub. Just, et siis see väike juhendamine on väga hea lisaboonus ikkagi. Nii, väga tore. Ja nüüd üks veel lisaasi, mis me siin nüüd nii-öelda siis oleme toimetanud ka, et mis nüüd seekord ka siis tuleb teile siukseks lõpuboonuseks on siis ka, et kõikide siis aktiivsete gruppide liikmed nii selles kursusest kui siis ka eelnevalt tulevad korra kokku ja saavad siis jagada oma kogemusi, et seda kogemust sul veel ei ole, aga loodetavasti siis nüüd suve alguses saab ka see olema, et see on ka hästi lahe, nagu siuke perekond tuleb kokku, sa isegi ei tea neid inimesi eelnevalt, aga kuna nad on läbi käinud sarnase protsessi, siis tekib hästi lihtne nagu nii-öelda siis ühendumine nendega ja kuna paljud on ka transformeeritud, siis see on siuke kogemus sageli, kui need inimesed kokku saavad, nii et ma olen väga põnevil, et mis sealt nagu ka välja võib tulla. Ei, no sellepärast see vanad ütleme, mingid suhted nagu väga palju katkevadki praegu, et uutele ruumi teha. Ja praegu on niisugune uhke moment, et ma nagu ei kiirusta. Ja teine suur asi sinu muudatustest ka, et sa tegid ikkagi väga suuri, hakkasid tegema ikka väga suuri ümber tegemisi ja muudatusi oma tööga seoses ja siis ka firmaga seoses, et kas sa mõne sõnaga võib-olla mainiksid seda ka, et sa oled nagu väga julgelt selle kätte võtnud? No eks elu sunnib takka, et tahad nagu ise saada selgemaid suhteid, tahad ise oma elus edasi minna, et siis sa lihtsalt ei saa lohiseda või lasta kellelgi lohiseda enda järgi, et tal on nagu hea olla sinu seljas. Et siis nüüd ise valid oma surfilaua, oma laine ja siis vaatad, kes sinuga kõrvuti laines on, et ei ole isegi sinu laua peal, on oma laua peal. Oma laua peal peab olema, ise peab hakkama saama, et ma nagu tunnen, et ma ei jaksa enam nagu tassida seda seljakotti kaasas, et mul ei ole vaja seda. Just. Ja ma saan ilma selle seljakotile kiiremini. Ja nüüd uus energia teeb ka omad korrektiivid, et kui sa ikkagi lahti ei lase, siis tõmbab selle kotti ära. Jah. Et siuke 1-0. Et väga... Esimene, ütleme siin, mis üks kuu, kui see kõik hakkas nagu toimuma järjest, see oli nagu niisugune, et issand, mis toimub, et mul ei ole varsti enam mitte kedagi ümber ringi. Aga täna ta ei ole nagu niisugune, täitsa normaalne, et ongi niisugune puhkeaeg. Mis on nagu tore, et paljud inimesed, kes nagu siiamaani väga palju suhelnud, on nagu kuulnud kuskilt, et ma mõtlesin, et ma läheks Maivele külla. Ma ei tea, ei viitsi ka. Järelikult ei ole nagu kuhu tulla, eks. Ja, just. Ja nüüd loobki ruumi uutele siis suhtlemistele ja suhetele, et kes siis oma laines suhtlevad, nii-öelda surfavad. Väga hea. Okei, kas sul on midagi veel lisada, mida ma nüüd ei jõudnud küsida või midagi, mis väga tahab veel jagada? Suur aitäh sulle! Jaa, suur aitäh sulle ka! Et sellise vastupidavuse ja ma tõeliselt imetlesin sinu toimetamist igal tasandil, et tõesti siuke väga super naine, nagu enamus Eesti naised on, aga tõesti nii mitmel rindel, ma ei tea, kuidas sa seda teed, aga tõesti imeline. Nii et... Kuu ajakasutuskursusega. Ja just, et väga hea, et kõik töösse panna. Ja siis samamoodi, et kui see UAja firmad Facebooki grupi leht lahti läheb, et siis saame sinu pakkumised ka sinna panna, et siis saate UAja raamatupidamise tellida endale, et mina omast käest ütlen ka seda, et kui mul on eelnevatel kordadel olnud ka siis vaja valida
omale just ka siis numbritega tegelejaid inimesi, kes siis kas on uues ajas või kuidas on, et alati ma soovitan uue aja inimesi, sest üks asi, mis on hästi hea uue aja inimestega siis, kes toimetavad just rahade ja numbrite asjadega, on see, et uue aja energia ei lase tekkida nagu siis petmistel või asjadel, seda on hästi konkreetne, et olenemata, mis inimesega nagu tegu on, et ta nagu võimendab seda veelgi rohkem ja siis on ka sinul näiteks, kui sina nii-öelda valid endale uusi kliente, siis sul on samamoodi hea vaadata, et kui sa saad ka endale uue aja kliente rohkem, et siis ongi kahesuunaliselt on mõlemad on ausad ja puhtad, et siis on see mõlemapoolselt väga palju lihtsam nagu nii-öelda siis loomine, koos loomine. Jah, ja intuitsioon nagu hakkab tööle, vaata mõlemal töötav, eks ole, et siis on nagu palju lihtsam. Ma arvan, et suured asjad saab tehtud niimoodi, et ei ole vaja helistada. Ja siis, kui veel need sisemised pered ka veel nagu toimetavad, siis on köki-meki. Nii et väga lahe. Nii et aitäh sulle, Maive, ja aitäh su imelisele sisemise lapse esindajale ka, kes siis endast siis annab ka neid lahedaid Jaapani siis alohasid meile siin. Et sa olid siin meil peaaegu naabersaarel. Jaa, väga lähedal. Ja, just. Nii et suur aitäh sulle, kõike paremat ja edu kõigis ettevõtmistes ja suur tänu ja toimetamist siis ka Külluse seikluskoolituse materjalidega. Aitäh sulle, ilusat voolamist. Ja ilusat voolamist, mahalo. Nii, ja nüüd on meil jäänud siis Maiu, et kui sa Maiu saaksid ka tulla liinile imelise videoga, oleks väga tore. Tere. Aloha. Aloha. Ma ei tea, kas mul kaamera hakkab tööle. Ma siin proovin. Praegu ei ole. Aga ta vist ei taha hakata tööle mul. No, proovi ja kui ei hakka, siis vaatame su ilusat pilti. Ma küll, et ta näitaks, aga millegipärast ei tule praegu. Okei, on tagasihoidlik. Okei. Nii, Maiu, sina oled meil olnud selline nii-öelda siis rahvusvaheline osaleja, et sina oled meil siin toimetanud Soomemaalt ja esiteks võib-olla ka küsidagi, et kas oli mingi vahe sinu jaoks, et meil olid siin mitmeid inimesi nagu eri kohtade pealt, et see on jällegi selle virtuaalmaailma nii-öelda pluss, et kas sinu jaoks oli mingi vahe või takistus see, et sa Soomest osalesid sellel kursusel? Ei, kindlasti mitte. Ei mingit suurt teemat, et see ajavahet seal ka nagu suurt pold on, et siis see oli väga lihtne. Nii, väga hea, nii et selles mõttes ka siin siuke, et meil on just siuke huvitav uus trend, on hästi palju väliseestlasi, on hakanud nende informatsioonide suhtes nagu huvi tundma, et väga lahe. Nüüd, kui sina mõtled tagasi siis selle Maiu peale, kes 8 kuud tagasi oli, mis sinu nii-öelda siis esimene motivatsioon oli, miks sa selle kursusega liitusid? Mina liitusin sellepärast, et mina tahtsin oma küllust veelgi kasvatada ja teadlikumalt toimetada sellega. Et ma nagu tundsin, et mul on külluslik elu, aga ma ka teadsin, et seda annab kindlasti arendada ja miks mitte läbi siis üks uue kursuse õppida juurde kõike seda. Et olin väga põnevil, et mida kõike üks uue kursusel nagu õppida saab ja mis avastusi ma leian nagu sellelt kursuselt ja see oli väga üllatav minu jaoks ja väga positiivne üllatus. Nii et kas sa nüüd saad öelda, et siis sa oled nagu parem ülevaade tekkinud, mida see küllus, holistiline küllus endast kujutab, kuidas külluse ratast tööle panna oma elus rohkem? Ja just, et ma sain väga palju teadlikumaks. Et mida ma nagu tegelikult ka nagu ma kursuse jooksul saingi aru, et seda ma nagu vajasingi ja otsisingi. Et võib-olla alguses ma enne ei osanud nagu lahti seletada enda jaoks, et mis mõtted mul peas olid või mis tunded mul olid, et miks ma sellega nagu liitusin, et nüüd tagantjärgi ma nagu oskan palju paremini seda lahti seletada enda jaoks. Et mida see kõik nagu mulle nüüd tähendab, see kursus.
ja kui sina tegelesid Külluse ratta eri sektoritega, mis sa tundsid, kus sul niisuguseid suuremaid taipamisi sellega seoses siis välja tuli? Ikkagi suhted ja eks siis see Külluse teema ise, see eneseteostus ja need kõik nagu, nad nagu olid mul enne, toimetasid, aga ei toimetanud nagu teadlikult, et see suvekursuse jooksul ma õppisin teadlikumalt toimetama nendega, et see oli väga tähtis asi, et just teadlikkus. Et nagu ise juhtima rohkem neid protsesse. Ja. Et ennem olid nagu rohkem ikkagi väliste tingimustes siis lükata tõmmata. Ja just, et jah, et enne nagu kõik said nagu rohkem mind lükata ja tõugata igas suunas, et selle läbi selle ma muutusin teadlikumaks ja rohkem veel enesekindlamaks ja see enesekehtestus kindlasti nagu läks nagu veelgi tugevamaks sel ajal ja et nüüd nagu inimesed on nagu või ümberringi kõik tutvusringkonnas on harjunud nüüd rohkem sellise maiuga, kes ei ole nii lükata ja tõmmata. Arvestab endaga. Ja just, et nüüd on niimoodi, et nemad kuulavad ja arvestavad minu arvamuste ja soovidega, et see on kindlasti paranenud ja muutunud tugevamaks. Ja see on väga suur asi ja ma ikka ütlen ja kordan seda, et enesekehtestus on uue ja õnne valem, et tõesti see loob hästi palju rohkem kvaliteetaega, kvaliteetruumi ja ka kvaliteetküllust. Küllust siis ka sellel kujul, et on ju, et kellega sa lävid ja kuidas sa lävid, et see on ju kõik väga oluline, et me ennast nii-öelda siis endast ei laseks inimesi siis üle sõita, on ju. Ja, just. Ja nüüd, kui sina mõtled tagasi siis selle tagasisideme peale, mis minult nende kuude jooksul tuli, et kuidas sul see kogemus oli, et kas seal midagi tahaksid välja tuua? Miks see oluline oli? See tagasiside on ikka väga oluline, et tegelikult Maive võttis lausa mul sõnad suust, et kõik, mis Maive rääkis, ma olen 100% täpselt samal meelel, et võib-olla tema oskab neid sõnu paremini ritta seada kui mina lihtsalt, et ma ei oska võib-olla nii väljendada, nii kui ma mõtlen, aga tõesti, see on kõik 100% sama, et tõesti see ilma tagasisideta, et sa teed nagu midagi, aga arvad ühesõnaga ise midagi, aga sa tegelikku vastust ei saa nagu ikkagi kunagi teada, et kui ikkagi teine inimene annab tagasisideme sulle sinu tehtust, et nagu koolis, kui käiks õpilane, õpiks koolis ja mitte kunagi ei saaks hindeid, lõpetab kooli ära ja ka ei saa hinnet, et minu arust see on nagu sa teed midagi, aga sa ei teagi, mis tulemus sellel on. Et see on väga oluline, et peegeldab nagu, et siis saad ennast nagu vaadata, et mida on vaja paremaks teha, mida on vaja just, et kus nagu korrigeerida ja kus siis nagu, et kui ise arvad endast kehvasti või halvasti, et teine ütleb, oi, sa tegid nii hästi, et siis üllatud ise ka, et see on minu arust nagu positiivne areng nagu igatepidi, et kus siis nagu teha parandusi ja kus siis olla iseenda üle rõõmus ja õnnelik, et tegid midagi sellist, mis rõõmustas ka teisi, et see on igatepidi väga, väga oluline see tagasiside. Just. Väga lahe, tagasiside on siis läks täie ette. Ja ma ikka lugesin mitmeid kordi neid tagasisidemeid läbi ja olen tagantjärgi neid vanemaid tagasisidemeid ka lugenud, et nii nagu ma olen tundnud, et kuskilt, et neid kodutöösid, mida ma olen teinud, et olen tahtnud nagu lugeda, siis ma olen ka aeg-ajalt lugenud neid korduvalt läbi, et on ja iga kord tuleb jälle uusi taipamisi ja nagu näed uue külje alt seda tagasisideme vastust, et siis, kui sa hetkel saad, on üks emotsioon, läheb mõni päev mööda, ma lähen loen uuesti, vaatan, oi, aga täna ma sain hoopis teistmoodi sellest nagu taipamise, uue taipamise, et need on nagu väga head isegi hiljem ka lugeda neid tagasisidemeid. Just. Nüüd vaata, kas sa saaksid panna nii, et sa võtad tegelikult video maha, sest kui sa räägid, siis ma näen ainult musta, et ma ei näe isegi su pilti. Okay. Et siis ma ikkagi näeksin su pilti, et kui sa räägid, et muidu ma räägin nagu, jah, nii on parem. Muidu ma räägin nagu tühja musta auguga.
ja. Nii. Ja nüüd koostööpartnerluse kohta, et kuidas sa tunned, kas see oli sinu jaoks vajalik, mis see sinu jaoks andis, et teistega koos siis jagada, et siin ka oli muutuseid natukene sinul sellega seoses, et kuidas see sinu jaoks toimis? No see oli ka täpselt sama oluline kui see tagasiside. Et sama asi, et ma üksipäini ei kõnniks seda mööda teed, eks ole, et mul on ikkagi kaaslased, kellega oma tundeid või emotsioone või läbielamisi jagada. See oli nii oluline ja kuulda, millised kogemused teistel on, su maailmavaade, kõik avardub, kõik on hoopis teine, et see annab nii palju juurde, et see on tõesti väga oluline. Ja see oli nii super, et me lõpus siin 4 koos olime. Et minu arust oli nii vahva ja nii äge, et kuidas me pigem nagu läksime laiemale, et ühest küljest meie grupis inimesi vähenes, osavõtjaid, aga samas meie see nagu laienes, et alguses olid nagu üksinda seal ja siis me olime 3 ja lõpuks veel tuli Maive 4. juurde, et see oli, minu arust oli see hästi vahva. Ja, et niisugune sisemine avardumine tekkis, et selline ruum tekkis juurde, et väga lahe. Nii põnev oli Maivet vastu võtta ja vaadata ja kuulata, et mida tema arvab ja mis taipamised temal. Et selline lisa nii-öelda siis tugisüsteem ja ütleme ka, sina oled nüüd elanud Soomes, kui kaua sa oled Soomes elanud? No nüüd on veebruaris sai 7 aastat. Et 7 aastat välismaal olla, see on juba päris suur asi, et sa oled kindlasti kogenud, nagu mina olen ja paljud teisedki, kes on ka eestlastena välismaal elanud, et tõesti Eesti inimese üks kultuuriline haav on nii-öelda koostöö, et kuna meil on olnud sellised väga nii-öelda siis valusad kogemused teiste maade ja ka siis oma keskis nii-öelda, siis me oleme natuke võib-olla umbusalduslikumad nii-öelda koostöö suhtes ja see on ka üks põhjus, miks ma nii-öelda need koostööpartnerid siin kursusel nii-öelda välja tõin sellisel kujul tööle saada, just et inimesed saaks positiivse nii-öelda siis koostöökogemuse ja tundub, et teil läks täitsa täie, et oli täiesti positiivne kogemus. Ja mina olen väga tänulik ja õnnelik, et me niimoodi kõik järjest kasvasime rohkem, isegi koostööpartnerid. Ja nüüd ka edaspidi kindlasti oled palju teadlikum nii-öelda siis jälgida ja vaadata, et siis kellega ja kuidas koostööd teha, sest sul on hea koostöökogemus ja kogemus olemas nüüd. Et nüüd sa tead, et mida sa tahad ja milline on siis see kahesuunaline koostöö olemas. Et väga oluline kogemus, et mul on ka väga hea meel, et niimoodi siis läks. Nüüd, kuidas sinul oli aja nii-öelda haldamise kogemus, et selle konteineriga seoses, et kui me võtame aktiivse grupi ka, et siis selles mõttes aktiivne grupp juba ongi natuke rohkem nii-öelda siis konkreetsem konteiner, et sul on seal kodutööd ja teatud asjad, mida millal ära tuleb teha. Et kuidas sinu jaoks see toimis, et mis katsumused, teemad, taipamised sul sellega seoses tulid? Jah, mul algul nagu oli selle aja haldamisega parem seis, aga siis, kui tuli see suhtekuu, siis hakkas tulema kõik need mineviku teemad, suhteteemad, need tulid nii pinnale ja ma ise nagu tagantjärgi mõtlen, et nii kui see nagu pinnale tuli ja ma ei saanud neid nagu korda, et siis hakkas kõik see ajahaldamine, kõik muud asjad ka nagu läksid nii tohuvabohu, et ma pidin nagu nendega hästi tugevalt tegelema, et püsiks nagu kõik omal kohal, et see tasakaalu leidmine natukene oli nagu raskem mul, jah. Et ikkagi see sisemine perekond ja see vundament, need on ikka need põhiasjad, jah, mis oleks hea, et oleks korras. Just. Ja nüüd julguseharjutused sul ka siin mõned sa said tehtud, et mida sina nende kohta ütled, et kuidas sul nendega oli? No julguseharjutused olid tegelikult väga põnevad, aga nagu see on, et nagu mul see
just see sisemine perekond ja need teemad mul ei olnud tasakaalus, et siis mul läks see ajaldamine, see kõik tasakaalust välja ja siis ma ei jõudnud neid julgusharjutusi nagu tehtud, et mul tuli see teema, aga muidu iseenesest need on väga põnevad ja need annavad nii head positiivset energiat, et see on jah, niisugune erakordne kogemus on see julgusharjutuse tegemine. Et tekib selline heas mõttes nagu siis uus sõltuvus. Just, jaa. Seda ma harrastasin natukene ennem ka, aga lihtsalt, et suvelt ma sain uut inspiratsiooni nende julgusharjutustega, et ma arvan, et ma jätkan nendega, et lihtsalt, et nüüd siis nagu enda jaoks nagu valin vabamalt, voolavamalt, nii nagu see intuitsioon peale tuleb, et nii ma siis, ma arvan, neid tegema hakkan, et väga lahe. Ja nüüd sa mõne sõnaga mainisid ka sisemise perekonna teemat, et räägi mõne sõnaga sellest veel, et kuidas ja mida sa taipasid sellest teemast ka, et selle kursuse ajal, mis sinul nagu välja tuli? No mina ise tunnen seda, et ikkagi see minu haavatav sisemine naine või haavunud naine, et see tuli välja, et tegelikult minu sisemine laps ja minu sisemine mees, ma tundsin, et need on suhteliselt tugevad, aga just see naine, sisemine naine, et see on nagu nii haavatud ja see vajas nagu tuge ja sellist toetust, et hästi palju. Et ma olen taibanud nüüd tagantjärgigi mõelda, et varem ka, et ikkagi see sisemine mees on mul nagu kogu aeg hästi tugev nagu olnud, et see sisemine naine on nagu tahaplaanile jäänud pigem. Just. Ja me sinuga rääkisime ka mitmeid kordi siis sellest Eesti künni naise hobuse teemast, et ma tean seda ise ka, et tõesti me künname mitmel rindel ja siis sageli unustamegi ära, et kuule, et enda eest peab ka nagu hoolitsema või endale aega võtma ja kuna sinul on selline väga, ütleme, mingis mõttes ikkagi väga siuke mehine töö ka, et kui sa mõne sõnaga ka räägiksid oma firmast, et siis sageli ongi raske seda tasakaalu hoida ja siis ongi nii-öelda sul see sisemine naine seal vaikselt nutab, tahab ekstra tähelepanu. Ja, et mul on jah siseviimistlusfirma, mille ma siis 18. aprill 2016 lõin. Siis 18. aprill saab mul 3 aastat nagu aastaarvuliselt, et aga majandusaasta, kuna majandusaasta saab alles sügisel täis, siis ta nagu nihkub natukene. Ja, väga lahe, õnnitlen, et suur ettevõtmine, et välismaal oma firmat teha, et ma tean seda kogemust küll. Jah, et see sai ka nagu, ütleme, teiste selles mõttes toel, et sõna toel nagu kõik toetasid väga, et miks sa ei ole teinud firmat, et sul on teadmised olemas ja et sa saad sellega hakkama ja siis tuligi see mõte, et kui teised kõik usuvad minusse nii tugevalt, et miks ma siis nagu ise ei usu ja siis ma nagu võtsingi kätte, ühel päeval saingi selle sisemise jõu ja tegingi selle asja ära. Ja nüüd olen väga tänulik nendele inimestele. Ja nüüd selle kursuse ajal sa said oma firmaga seoses ka päris palju niukseid selgushetki, et mida ja kas teha teistmoodi ja kuhu sa tahad liikuda, nii et nüüd on sul põnev protsess, et võib-olla isegi oma firma poe avamine varsti toimumas. Jah, mul on neid koostööpartnereid nüüd peale seda aura transformatsiooni mul hakkas nii äkitselt tulema uusi partnereid ja siis taipamisi kohe seal samas, et kes siis oleks jätkusuutlik või siis kellega on hea pikemat aega teha või mitte, et siis need, kellega need koostööd ei toiminud, need ikka päris kiiresti kukkusid nagu koheselt ära, et mis ei olnud nagu ikka mulle nagu head, aga et ma ise nagu olin soovinud enda peas taotluse teinud teatud viisi nagu koostööst ja siis universum kohe pakkus mulle igasugused kõik need variandid kohe ette, aga siis ma sain kohe aru, et oi, aga tahtsin küll seda, aga näed, kukkus nüüd välja niimoodi, et see tegelikult ei toimigi, et hästi palju taipamisi ja õppimisi, et kellega koostööd teha, milliste inimestega, et see on palju selgemaks saanud, et nendega, kellega see asi ikka ei toimi, et need nagu vahetuvad nagu
Maivegi ütles, väga hea lause oli see, et kuidagi kõik need, kellega need asjad ei toimi hästi, et need jäävad nagu ära kõik, et ruumi teha nendele, kes oleksid nagu ausad, läbipaistvad ja selged, et kellega oleks jätkusuutlik nagu see koostöö. Et korrektiivid toimisid väga konkreetselt. Ja väga kindlasti. Jah, see on tõesti selle uue energia tugi, et tõesti sedasi ta hakkabki toimima uues energias ja eriti kui siis olla selles uues energias, et nagu sa ütlesid, aura transformeerituna, siis see saabki olema meie igapäev, et minul on samamoodi, kui ma vaatan lihtsalt elule tagasi, et ühel hetkel lihtsalt 20 väga olulist inimest, koostööpartnerit tõmmati lihtsalt minu elust välja ja ma ei saanud nagu alguses üldse aru ja aastaid hiljem ma sain aru, miks see vajalik oli, sest sealt tuli järgmine elu ülesanne ja kui ma oleks tegelenud edasi sellega, siis ei oleks olnud see uus sektor, ei oleks avanenud, et tõesti see uus energia on nii tark ja suunab meid õigesse kohta, et isegi kui alguses aru ei saa, et tuleb ikkagi pea püsti oma teed käia. Ja ta lihtsalt ehmatab nagu ära, mis nüüd toimub. Ja just. Alguses on siuke natuke kummaline, et tühjus tekib. Ja nüüd jõudeski juba siis teemani, et ka sina oled uues energias, aura transformeeritud, et mis sa arvad, et tõesti nüüd me natuke spekuleerime siin, aga tõesti uue aja energiates, et kuidas see kursus sinul oli, et kas mis vahe võib-olla sellega seoses oli, et sa uues energias juba olid? Ma arvan, et see oli just väga hea, et ma olen uues energias, et see uue kursus nagu vajabki sellist kiiremat taipamist ja tegutsemist ja olemist, et ma arvan, et see tuli kasuks mulle. Jah, et aitas nagu rajal hoida. Ja kindlasti, et just seda tunnetust ja vaimuga koostööd ja kõik see, et see oli väga super kogemus. Ja just. Nüüd, kui sina mõtled tulevikus, et siis soovitada seda, et millist versiooni ja mil moel sina soovitaksid seda siis koolitust teistele, kes seda vajaksid ja millised inimesed seda vajaksid sinu arust? Jah, ikkagi sellised inimesed tõesti, et kes julged, kellel on kindel soov elada oma unistuste elu ja näha vaeva selle nimel, et sinna jõuda. Et mitte alla anda, et ükskõik mis raskus või mingi teema tuleb pinnale, et ikkagi sellega tegeleda, puhastada ära ja minna edasi, et nagu Maive ütles, et kui seal peeglis kolli näed, et ära ei ehmata, et see oli hea näide, eks ole. Ja mitte hakata mõtlema, et see koll on keegi teine, nüüd keegi teine põhjustab nagu mingit halba enesetunnet või see on vale. Et ikkagi tunnistada, et see olen ju mina ise, see koll seal peeglis, et see ei ole keegi teine. Et kuidagi rohkem ikkagi, et inimesed suudaksid tunnistada endale oma neid vigu või blokke või mis nendes on ja nendega tegeleda, ära lahustada ja siis kindlasti nad on isegi üllatunud, ja on õnnelikud pärast, et nad sellega hakkama said ja minna edasi ja tulemuseks on ju oma unistuste elu. Just, ja see ta ongi külluslik seiklusunistuste ellu. Just täpselt, et olla valmis nendeks seiklusteks sinna unistuste ellu. Just, ja võtta siis ka vastutus oma unistuste eest, mis sageli inimesed ära unustavad, ja võib-olla ei toida siis ka neid unistusi piisavalt, et meil just siin täna ka oli näide, et tõesti, et ei saa ju olla peenra peale pahane, kui sa lähed sinna ja ei ole sinna isegi seemet pannud, et ta ei saa ju sulle kanda mingit vilja, et kui sa ei ole teda maha pannud, et sellepärast ka sellised koolitused annavad meile võimaluse kasvatada ennast ja kasvatada oma sisemist maailma, nii et siis see kasvatab ja rikastab seda välist maailma. Ja nüüd sinu puhul ka, et mis sa arvad, et kas passiivne pakett siis coachinguga, et praegu siis aktiivseid enam ei tee, et muidugi see oleks võib-olla kõige parem. Mis sinu arvamus on, et mida sina soovitaksid? Passiivne coachinguga, ma soovitan, Et ikkagi see tagasiside, sa näed, on ka väga oluline. See tagasiside ikka, aga muidugi on kahju, et võib-olla siis soovitaks ikkagi inimestel, kes
soovivad selle suvekursust teha, et ikkagi eelnevalt oma minevikuteemat kas puhastada ära, sisemine Teha perekond siis, paika jah, saada, et see vundament oleks enne paigas. tõesti olemas paigas ja sisemine perekond täielikult tasakaalus. Et kindlasti siis on see kursus palju efektiivsem, et lihtsalt muidu läheb nagu hulluks rabelemiseks, et ma pean nüüd sisemise perekonnaga toimetama, siis ma pean selle kursuse tööga toimetama ja siis on mul need oma need töö ja muud eluasjad, eks ole. Et siis läheb natukene võib-olla rapsimiseks, et see olenebki, milline elu on kellelgi valitud, millised tegemised, eks ole, kuidas kellelgi siis see aja haldamine on, et see on ju niivõrd individuaalne. Et tõesti võib-olla, et enne need sisemine perekond ja mineviku teemad ära puhastada, et need korda saada ja siis astuda sellesse kursusesse. Ja see on ka võib-olla just selles mõttes hea soovitus, et tõesti, kui saada nagu selle pildi selgeks tervendada ja saadagi nii-öelda siis tõesti selle sisemise perekonna nii-öelda siis laevas või paadis nii-öelda siis juhiks tagasi, sest tõesti ongi, et kui me ei ole nendega nagu teadlikult suhestunud või suhelnud, siis ongi, kõik on pilla-palla, igaüks tirib omas suunas, igaüks aerutab eri suunas, on ju. Ja siis ongi pudru ja kapsad ja kuna keegi ei saagi aru, kes kapten on, siis ongi nagu see võtab nii tohutult palju ekstra ressursse ja energiat, et ei jõuagi mitte kuskile, et lihtsalt see laev käibki ringi, on ju. Et siis, kui sa selle sügavama töö enne ära teed, siis on sul see paigas, kõik juba teavad, nüüd oled sina kapten, nii nagu sina ütled, nii-öelda nii asjad siis lähevad ja kuulavad sind. Just, et see on väga hea kokkuvõte, et tõesti väga hea taipamine meil kõigil selle siis kursusega siin seoses. See paistis vägagi nagu teiste pealt ka välja, et kõigil, kellel nagu see sisemise perekonna teema pinnale tuli, nii kohe olid plokid ees seal ja laevad kõikusid. Üle parda. Väga hea. Ja nüüd, kas sul on midagi veel soovitada, et üks asi, mis ma unustasin siin küsida, aga ka, et kuidas koostöö minuga oli, et see on ka üks küsimus, mis ma olen küsinud, et kas oli hirmus või kas oli lõbus või kas oli kohe nagu kartsid neid kodutöö tagasisidemeid, kuidas selles suhtes oli? Ei, hirmu küll mitte mingil juhul ei olnud, mul ikka kogu aeg oli ikka põnevus ja põnevusega ikka ootasin kõike, et kõik oli väga hea, et hirmu küll mingisugust ei olnud, et see oli ikka väga super kogemus ikkagi. Et tundsid, et olid toetatud ja hoitud? Ja kindlasti. Ja kui vaja oli, said pepulaksu ka? Ja ikka, ega siis piitsi peavad ikka käsikäes käima. Just, väga hea. Nii et väga hea, aitäh sulle, Maiu, ja enne kui lõpetame, ma võtaks selle sama küsimuse ka veel Maive käest üle ja sulle, Maiu, suurimaid ilusaid kordaminekuid ka ja saame sinu andmed ja asjad ka sinu uue äri sinna üles, et ma nüüd hakkan sellega ka rohkem tegelema, et siis tuleb siuke väga lahe lehekülg. Nii et suur aitäh sulle sinu toe ja kogemuse eest. Suur aitäh sulle, Kristal, et sellise asja oled korraldanud, et selle kursus. Ja, väga hea, et palju küllust. Ja Maive, kui sa saaksid ka veel korra tulla, et ka siia lõpetuseks, et kuidas koostöö minuga oli, et kas mõni sõna on öelda, et karm, pehme, vahepealne, mis iganes, kui sul mõni sõna on selle kohta veel lõpetuseks öelda? Asjalik, väga hea, super, et väga hea vastus. Mina olen väga rahul, et kõik, mis tuli, oli, ütleme, kus ma nagu ootasin, või arvasin, et seal midagi nagu on pahasti, seal ma sain nagu suunise, kuidas edasi minna ja seal, kus ma arvasin, väga hästi sain suunise, mida vaadata. Just, et kõik oli nii-öelda joonel. Jah.
Väga hea. Suur aitäh sulle ka selle lisaväikese kirsi eest siin peal ja suured tänud ja palju küllust, palju kõike paremat ja kuuleme kindlasti teist kõigist veel ja varsti siis näeme teie ettevõtmisi uue aja äride all ja kõike paremat, palju küllust, palju alohat ja imeliste siis aloha kallistusteni, nii siis praeguste vilistlastega kui siis ka tulevaste huvilistega. Nii et nagu nägite, siis 8 kuud läks täiega täie ette ja aitas luua siis rohkem oma unistuste elu ja küllust juurde tuua igal tasandil siis külluse ratast töösse panna. Nii et väga hea programm, konteiner, et kui sinu elus on mingeid selliseid muutuseid vaja, siis võta kuulda, kuula veel uuesti seda tagasisidet läbi ja mul on olemas siis YouTube'is ka eelnevaid tagasisidemete lindistusi, mis ma nüüd üks hetk panen kõik siis ühe lingi alla, et saate siis kõik need läbi vaadata, et kui ikkagi ühest ei piisa, et siis vaadata, mis veel teised on rääkinud ja nüüd praegusega siis ongi meie viimane grupp siis siin lõpetamas aktiivseid gruppe, siis 6 gruppi on siis nüüd läbi töötatud 2 aasta jooksul ja see on olnud tõesti seinast seina kogemus mulle ka, et ma alustasin siis Mehhikos selle siis konteineriga ja sealt siis kõik need muudatused ja kogemused, mis ma siis ise ka oma isiklikul tasandil olen kogenud. Michael on olnud selleks toeks väga palju kordi, et aidata hoida seda konteinerit, kui asjad nii-öelda üle pea kasvasid, et selline mehelik kuninglik hoidmine on aidanud täiendada seda kursust, teha seda rohkem siis lepingud ja asjad ja kõik sellised nii-öelda siis füüsilise maandamise asjad teha nagu konkreetsemaks. Ja see ongi ka nüüd siis see pluss uues elus, et uues ajas, et kui meil on kaksikvaim, siis tema energia nii-öelda siis aitab mingite asjadega siis, kus minul võib-olla siis nõrkused on, et tema tuleb siis oma tugevustega toeks juurde. Ja online koolituste siis selliste aktiivsemate gruppidega siis praegu tegelikult on siis käinud, see on siis 8. aasta läheb, nii et selles mõttes mul on hästi palju kogemusi ja nüüd me hakkame siis looma seda online impeeriumi Michaeliga koos, kus siis Infinite Activationi lehe alt siis hakkab tulema neid nii-öelda siis nagu seeni pärast vihma. Palju tuleb siis küll ingliskeelseid uues peale, kuna meie fookus läheb järjest rohkem globaalselt peale, siis alles jäävad siis need, mis eesti keeles on olemas ja mõningad need siis muudan teistesse siis vormidesse ja saate siis vaadata seda infot siis nii minu isiklikult lehelt siis Kristal Laksmi siis Facebooki lehelt Liquid Heaven Facilitator või siis Infinite Activationi lehelt või siis minu kodulehelt siis kristalalaksmi.com /Eesti ja kui siis mingi nendest teemadest on puudutav ja inspireeriv, ära siis kahtle, panen siia alla siis selle lingi, kuidas siis saab liituda selle individuaalse passiivse kursusega ja saate siis sealt rohkem juba lisa uurida ja nagu siis kõik siin soovitasid, et siis coaching juurde võtta, et kui see võimalus on, soovitan seda siis 2 käega ja põhimõtteliselt saab sellest siis kokku panna terve see aastase programmi, kus 4 kuud siis alustamiseks oleks siis individuaalne coaching, et läbi käia siis sisemine perekond ja sisemise perekonna siis koolitus eesti keeles on ka kokkupanemisel ja peale seda siis küllus ja seikluskoolitus nii-öelda kirsina sinna peale. Nii et see siis saab olema tulevikus see süsteem, kuidas ta siis eesti keeles saab olema. Ja sellel suvel siis kohtume Eestis. Tulemas on siis uue aja tantrakool algusega 28. mai. Panen siia video alla ka lingid, nii et loodan, et kohtume, kallistame, toimetame ja liigume siis kõik käsikäes ja koos uue aja energiatesse, tõelise aloha, naeratuse ja südamete siis hoidmises. Nii et kõike head. Aitäh veel kord Birgit, kes küll juba pidi lahkuma, Maiu ja Maive ja kõike paremat ja palju alohat teile kõigile. Ja veel kõige lõppu siis, kui sa näed, et see informatsioon oleks väga inspireeriv
jaga seda siis vähemalt 5 inimesega ja mõtle ka, kes sinu nii-öelda siis ringkondades võib-olla vajaksid sellist toetust ja tuge ja abi. Ja loomulikult see on alati väga hea kingitus, kui sa näed, et inimesel oleks valmisolek siis endaga tegelemiseks. Ja nüüd Maiu ja Maime võite veel korraks panna oma siis mikrofonid sisse ja öelda meile lõpetuseks ka ilusa aloha. Aloha! Aloha ja kõike paremat. Kuni kohtumisteni!